Tere tulemast taas kohtumõistjate raamatu vaatlusele. Oled sa kunagi tundnud Jumala kutset? Aga sinu esimene reaktsioon oli ikkagi kahtlus. Oli see nüüd ikkagi Jumal või lihtsalt minu enda kujutlusvõime? Usun, et see on paljude probleem. Just selles olukorras hakkame me otsima mingit kinnitavat märki, et see kõik ei olnud lihtsalt kujutlusvõime, vaid tõeline kohtumine elava Jumalaga. Täna vaatleme Gideoni loos just seda momenti ja probleemi, aga kuulakem kõigepealt seda lugu originaalis. See on 6. peatükk 16-24 salm. Siis ütles Issand temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidjanlased maha nagu üheainsa mehe. Aga Gideon vastas, kui ma olen nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib. Ära siis lahku siit, kui ma su juurde tagasi tulen ja oma roaohvri toon ning su ette panen. Ja ta vastas, ma jään, kuni sa tagasi tuled. Ja Gideon läks ning valmistas sikutalle ja poolest vakast jahust hapnemata leivakesi, pani lihakorvi, leemepotti ja tõi tema juurde tamme alla ning seadis ta ette. Aga Jumala ingel ütles temale, võta liha ja hapnemata leivakesed, aseta siis kalju peale ja vala leem välja. Ja ta tegi nõnda ja Issanda ingel sirutas saua, mis tal käes oli, ja puudutas selle otsaga liha ja hapnemata leivakesi. Siis tuli kaljust välja tuli ning põletas ära liha ja hapnemata leivakesed. Ja Issanda ingel kadus ta silmist. Siis Gideon nägi, et see oli olnud Issanda ingel. Ja ta ütles, oh häda, Issand Jumal. Nüüd olen ma näinud Issanda inglit palgest palgesse, aga Issand ütles temale, rahu olgu sinule, ära karda, sa ei sure. Siis Gideon ehitas sinna altari Issandale ja pani sellele nimeks Issand on rahu. See on kuni tänapäevani alles abieeserlaseste ohvras. Aamen. Gideon oli saanud jumaliku läkitusse, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidjanlased maha nagu üheainsa mehe. See oli väga suur tõotus. Samasuguse tõotuse andis ka Jeesus oma jüngritele enne taeva minekut. Mina olen iga päev teie juures. Aga ta ei öelnud, et me kõik peaksime vaenlased maha lööma, vaid et me peaksime neid armastama. Ometi polnud Gideon veel valmis seda temale antud ülesannet täitma. Ta vajas sisemist küpsemist ja ka tunnustähte. Selleks, et olla täiesti kindel, kas tegemist on ikka Issanda ingliga, palub Gideon märki öeldes, kui ma olen nüüd sinu silmis armu leidnud, siis tee mulle üks tunnustäht. Pane tähele, ta ei nõua märke, nagu oleks tal selleks õigus, vaid palub seda Jumala armu väljendusena. Seejärel palub ta külalisel oodata ja valmistab talle söömaaja, mis tegelikult on varjatud raohver. Kujuta ette seda olukorda, Iisraelis valitseb suur puudus. Gideon aga valmistab tõeliselt luksuslikku söömaaja. Ta toob sikutalle ja siis poolest vakast hapnemata leivakesi ning lisaks veel leeme. Gideon tahab osutada külalislahkust ja õppida samas ka oma külalist lähemalt tundma. Tuleb arvestada, et toona usuti, et taevased olendid
ei vaja maist toitu. Jumala saadik on aga armuline ja ootab kannatlikult, kuni Gideon selle söömaja valmis saab. Mis saab edasi? Ingel käsib Gideonil asetada liha ja leivad kaljule ja valada leem välja. See on esimene märk. Ingel ei vaja tõesti söömaaega kui sellist, sest leem ei kuulunud ohvri juurde. Seejärel sirutab ingel oma saua. See ei ole lihtsalt mingi rändurikepp, vaid see on jumaliku jõu sümbol, kuningliku väärikuse märk. See on nii-öelda valitsuskepp. Kui ingel nüüd selle sauaga ohvrit puudutab, tuleb kaljust tuli ja põletab ohvri. See, mis oli mõeldud söömajana, põles nüüd Jumalale toodud ohvrina. Nõnda siis võttis Jumal Gideoni nõtrusest toodud ohvri vastu ja pärast seda ingel kadus. Just nüüd mõistab Gideon oma tegelikku olukorda ja teda valdab surmahirm. Ta hüüab, oh häda, issand Jumal. Nüüd olen ma näinud issanda inglit palgest palgesse. Iisraelis usuti, et patune inimene ei suuda Jumala auhiilgust elusalt välja kannatada. Jumal oli ju öelnud, et ükski inimene ei või teda näha ja jääda elama. Me näeme siin Gideoni puhul samasugust reaktsiooni nagu hiljem prohvet Jesaja juures, kui ta nägi Jumalat ja hüüdis, häda mulle, sest ma olen kadunud. On selge, et kui inimene seisab silmitsi Jumala suurusega, siis mõtted oma tähtsusest ja võimetest aihtuvad. Selline murtud olek ja oma jõuetuse mõistmine on tegelikult parim ettevalmistus vaimulikuks teenimiseks. Kuid Jumal ei ilmutanud oma tahet selleks, et Gideoni üle kohut pidada. Tema vastuses peitub piibli kauneim sõnum. Rahu olgu sinule, ära karda, sa ei sure. Seal, kus inimesed ütlevad rahu, on sageli sõda, aga kus Jumal ütleb rahu, seal surmahirm kaob. Samuti on ka meiega, olles õigeks mõistetud usust Kristuse ohvri kaudu, on meil rahu Jumalaga. Jeesus ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Gideoni loos on elemente, mis viitavad Kristuses kingitud rahule. Sikud all, mida sageli kasutati patuohvrina, viitab Jeesusele, Kristusele ja tema ristisurmale, mille kaudu on meile pääste tulnud. Hapnemata leivad aga meenutavad roaohvrit, mis sümboliseerib issanda Jeesuse puhast elu. Meie rahuallikas peitub Jeesuse ainulaadses ohvrisurmas ristil. Kuid Gideongi leidis rahu. Ta vabanes kahtlustest ja hirmust ja ehitas selle sündmuse mälestuseks altari ja pani sellele nimeks Issand on rahu. Jahve Shalom. Iga kord, kui Gideon sellesse paika läks, tuletas see altar talle ja ta jumalikku kutsumust meelde. Tema rahu ei sõltunud enam kahtlustest ja muutuvatest tunnetest, vaid Jumalast endast. Ja see andis talle jõu minna ja võidelda vaenlastega. Mida me siis sellest loost võiksime õppida? Erinevalt Gideonist ei pruugi me kaasale enam oodata selliseid märke, kuid igatsus hinge rahu ja kindluse järele on ikkagi seesama, mis Gideonilgi. Meie rahu altaril seisab Golgata rist. See rist tuletab meile meelde, et isegi kui sa ei sobi sulle antud suureks kutsumuseks, valib ja varustab Jumal sind ikkagi kõigest hoolimata, nii nagu see sul vaja on.
pealegi elab meis püha vaim, nagu kiri heebrealastele meile näitab, austab Jumal kõige rohkem just tingimusteta usku. Ja just selles usukangelaste pikas nimekirjas mainitakse lõpuks ka Gideoni. Kui sa tunned end täna väikse ja armetuna või kardad oma ülesannet, siis tuleta meelde, et sinu edu pandiks ei ole sinu tublidus, vaid Kristuse ohver. Jumal ütleb täna sulle ja ka mulle, rahu olgu sinule, ära karda. Aga seniks kohtumiseni.